Mul on hea meel näha, et vaatamata sellele, et kõik on läinud kallimaks ja inimestel ei ole sugugi see raha ostuvõime enam see, mis ta oli, ja seetõttu öömajale jääda on kallim, kui on varasematel aastatel olnud, ja sõit on kallim, kui varasematel aastatel on olnud. Aga sellest hoolimata ma näen, et meil on rahvas tulnud rõõmsalt kokku. Meie EKRE pere on tubli ja armastame üksteist, ja tuttavaid nägusid, aga ka mitte tuttavaid nägusid on tore kohata. Nüüd millest me räägime? Ma ei tea, millest Martin teiega rääkinud on. Ja ma vabandan kõigepealt, juba üks härra ütles mulle, et sa ei tunne kella. Ma tunnen kella küll. Siis kui on mitte selline šiferplaat, vaid kui on numbritega. Et ma numbreid tunnen, aga igasuguseid neid kripsukesi ma ei oska kokku lugeda. Ja tunnen kella küll, aga mul on täna tegelikult üsna kurb päev. Ja see kurb päev on kestnud juba tegelikult 31. juulist alates, sest siis suri üks minu kõige paremaid sõpru. Ja täna oli matus ja kuigi ma peielauda ei läinud, et tulla siia teie juurde, siis ma ei saanud ka poole matuse pealt ära tulla. Ja seetõttu ma vabandan, ma loodan, te mõistate, et ma mitte ülbusest ei ole siia hiljemaks jäänud ja demonstreerinud oma kella tundmist, mitte tundmist, vaid tõepoolest olud on niisugused. Et sõber sai ära saadetud ja eks surelikud oleme me kõik. Ma küll enda kohta julgen juba öelda, et ma olen sellesse vanusse jõudnud, et kui mina sündisin, siis Metusala oli poisike. Et Metusala oli noor mees sel ajal, et ma olen ka nüüd jõudnud juba pool Metusala vanusesse. Aga kavatsen veel vastu pidada. Et keegi siin sotsiaalmeedias kirjutas, kuidas et vana Helme ei ole ju enam üldse tegelikult tegev, et ta on juba ära viidud Iru vanade kodusse dementsusega. Ju ma siis ajan siin dementset juttu praegu Iru vanade kodust. Aga millest me räägime? Me räägime tegelikult maailma asjadest ja maailma asjadega seoses Eesti asjadest. Veel kord ütlen, ma ei tea, mida Martin rääkis. Ma usun, et Martin rääkis põhiliselt Eesti poliitikast ja erakonna poliitikast ja meie erakonna poliitikast ja meie erakonna asjadest. Ma selles mõttes ei keskenduks nii palju erakonnale ja Eesti poliitikale, vaid keskenduks rohkem suuremale pildile ja võtaks lähtepunktiks selle, mis on praegu niisugune põletav teema. See on presidendi valimised. Ja siia tulles järve poolt, ma ujusin nimelt üle järve praegu, et juba mitmed käed sirutasid ja soovisid mulle edu presidendikandidaadina ja soovisid ka näidata mulle meie erakonna suveniire, reliikviaid, mis iganes. Mõned väidavad, et mul on alati õigus. Ma püüan neid mitte alt vedada ja püüan ikka õigust rääkida. Et võtame selle praegu nagu lähtepunktiks, et presidendi valimised on ja mida me siis näeme? Näeme nüüd seda, et presidendi valimistel on just nagu üks kandidaat. Peavoolumeedia ja igasuguste kommentaatorite aruteludest jääb selline mulje ja see üks kandidaat on meil õiguskantsler Ülle Madise. Tegelikult Ülle Madise ei ole ju öelnud, et ta on kandidaat, et ta on valmis kandideerima. Ülle Madise tegeleb meil kõige lihtlabasema ja inetuma väljapressimisega. Kui te mulle näitate ära, ma ei tea, kas peab siis olema juba allkirjade ja isikukoodidega talle ära näidatud, et te olete valmis mind laiapindselt toetama Riigikogus, siis ma tõsiselt kaalun, ehk teiste sõnadega jutumärkides loe, olen nõus. Et see on ju väljapressimine ja see ei ole presidendi valimine ja see ei ole presidendile kohane, see ei ole presidendi kandidaadile kohale. Presidendi kandidaadina olen kohane tulla välja, öelda, et ma olen valmis teenima Eesti rahvast, ma olen valmis minema vastu tuult, kui vaja. Kui vaja, lähen Moskvasse ja panen Putiniga mõõgad risti ja kaitsen Eesti huvisid. Kui vaja, lähen Washingtoni ja ütlen Trumpile, et sa oled sitt golfimängija, ma olen parem kui sina. Lähme proovime.
ja ükskõik missuguste teiste riigimeestega täpselt samamoodi tuleb käituda nagu võrdne võrdsetega. No me võime mürki võtta, et mitte ükski nendest, keda praegu on välja lükatud siin peavoolumeedia poolt sõnakuulelike hüpiknukkudena, ei ole selleks võimeline ega valmis. Ei ole selleks võimeline ega valmis. Ja nad kujutavad ette, ja siin me läheme nüüd natukene Eesti sisepoliitikast välja poole, et maailm jätkub sellisena, nagu ta siiani on olnud. Aga me näeme, et maailm ei jätku sellisena, nagu ta siiani on olnud. Maailm on väga selgelt muutumisest, väga rajus muutumises ja need muutumised ei ole mitte sellised pinnavirvendused, et mingi intress kuskil tõuseb ja kuskil on mingisugune kriisikene sisepoliitiline, mingisugune Starmer astub tagasi ja keegi mingi tundmatu nimega tegelane astub tema asemele Inglismaal ja et kas Macroni naine on naine või on ta tegelikult mees, kes on naiseks, ma ei tea, siis lõigatud või mis iganes temaga tehtud on. Et need on niisugused tormid veeklaasides, mis tegelikult ei ole tektoonilised liikumised. Tektoonilised liikumised on järgmised. Euroopa on jõudnud läbi murdepunkti. Meil vaat see Vseviovi poiss Jonatan, mitte David. David on mu ülikoolikaaslane. Väga teeneka kompartei teenimise ajalooga inimene. Jällegi, nii mõnegi kommentaatori ja tegelase puhul osutatakse minule, et ma olen vana kommar. Ma ei ole vana kommar, ma ei ole kunagi komparteisse kuulunud. Erinevalt näiteks Reformierakonna asutajatest kõikidest. Ja Vseviov on öelnud, et Euroopa on praegu murdepunktis. Vseviov eksib. Ma ei tea, kas teadlikult, tahtlikult või rumalusest, aga ta eksib. Euroopa on murdepunkti läbinud. Euroopa on demograafilises kollapsis. See kollaps juhtub umbes 10 aasta jooksul. Järgmise 10 aasta jooksul sureb teise maailmasõja järgne suur põlvkondade laine. Ma ütlen suur põlvkondade laine, sellepärast et sündivus pärast sõda viskas järsult üles ja kuskil 50. aastate lõpuni, 60. alguseni, oleneb natuke riigist. Ameerikas kestis ta pisut kauem, Euroopas pisut vähem, aga oli see suur beebibuumerite põlvkond, see sureb ära. Ma olen ka selle põlvkonna esindaja. Ma ei julge lubada teile, et ma 30 aasta pärast olen elus. Ma ei julge lubada. Aga ma püüan. Ma annan oma parima, sest ma lubasin Metusalaga võistelda. Aga nii või teisiti, Euroopa on demograafilisest murdepunktist läbi ja see kollaps seisab veel ees. Ja selle kollapsi üks tulemusi on, ja ma väga tahaksin, ja kui ma presidendiks peaksin saama, annan oma parima, et Eesti seda viga ei korda. Ma väga tahaksin, et seda viga immigratsiooniga, et parandada Euroopa demograafilist olukorda mingite moslemite ja Aafrikast välja rännanute ja ma ei tea veel kelledega, kuskil mingite UFO elanikega, et me ei hakka seda viga kordama. Sest et ma ütlen teile täiesti rahulikult, Eesti saab hakkama ka siis, kui meie elanike arv on kuskil 700–800 000, kui me siis mõistuse pähe võtame ja asume teistmoodi käsitlema seda, mida meile on püütud kuidagi siin nagu hägustada või vastupidiseks muuta, et me teeme nii, nagu Trump ütles. On 2 sugu, on mees ja on naine ja on perekond ja perekond on mees, naine ja lapsed. Ja lapsi peab olema palju. Kui mina abiellusin esimest korda, 2 korda abielus olnud, nagu te teate, ja 3. ma loodan, et ei tule, ehkki öeldakse, et ega 2/3 ta ei jää. Et ma ikkagi usun, et seekord jääb 2. Aga kui ma esimest korda abiellusin 1971. aastal oma ülikoolikaaslase Sirjega, siis ma mäletan, oli pulmades väga populaarne loosung ja saagu teil lapsi nagu liiva mere ääres. No vaat, me peaks ka nagu terve rahvana võtma selle loosungi, et saagu teil lapsi nagu liiva mere ääres. Et seda on ikkagi palju. Ja kui me siis asume niisugusele meeleparanduse teele ja ka ütleme siis perekonna taastamise ja laste kasvatamise, laste normaalse kasvatamise teele, siis Eesti rahval ei ole mingit põhjust karta, et me välja sureme või et eesti keel siit maamuna pealt kaob.
Seda ei juhtu. Aga selleks on vaja teistsugust poliitilist juhtimist ja praegused presidendivalimised on selles suhtes muidugi teatud ka murdepunkt. Aga tuleme tagasi Euroopa murdepunkti juurde. See on siis demograafiline kollaps, mis seisab ees järgneva 10 aasta jooksul. Aga majanduslik kollaps, ka see murdepunkt on ju läbitud. See seisab ees Euroopas lähema paari aasta jooksul. Ma ei julge teile täpselt öelda, kas mõne kuu jooksul või mõne aasta jooksul, aga see seisab ees. Sest et Euroopa on deindustrialiseerumas. Üks põhjus on siin loomulikult totakas rohepoliitika, mida meilgi Eestis püütakse rakendada. Evelin tuleb siin mingisuguse potilillega ja ma loodan, et ta seda potilille ei kavatse kuskile tuuleparki kasvama viia, et seal see närbub ära. Et meil ka püütakse ju hävitada meie energeetilist toimetulekut ja autarkiat, võiks nii isegi öelda. Autarkia on siis iseseisev toimetulek teatud tõlke variandina. Et me ei jõua selle hullusega piisavalt kaugele, et meie energiasüsteemid ei kuku kokku ja meil õnnestub tasapisi tagasi minna mõistuspäraste energiasüsteemide juurde, mis tähendab ka seda, et meil tekib konkurentsivõimeline elektri hind. Ja me oleme elektritsivilisatsiooon praegu. Terve läänemaailm, aga mitte ainult läänemaailm, on tänasel päeval elektritsivilisatsiooon. Me ei kujuta keegi ette, et me elame ilma elektrita. Mina kujutan, sest kui ma ehitasin oma esimese maja sinna Pärnu kanti Matsiranda, siis terve hulga aastaid me elasime seal keset metsa niimoodi, et meil elektrit ei olnud. Suvel me kõik teame, et eriti juuni ja 1. juuli pool on ju päevad pikad ja polnud nagu väga viga, aga augusti teine pool kippus ikka juba pimedaks minema. Nii nagu meil on, et Jaagupipäev on 24. juuli, see on meil juba selja taha jäänud sel aastal ka, ja siis tuleb tont põõsasse, külmkivi vette ja raudnael kõrre sisse. Ja kõike see on praeguseks juhtunud ja tont on põõsas ikka päris selgelt näha juba. Et me ei saa ilma elektrita hakkama. Meil on elektri peal masinad. Isegi kui meil on akumasinad, need tahavad laadimist saada. Ja me võime ju rääkida oma mingisugust kodumaja pidamisest. See elektritarbimine on ikkagi väga väike. Aga kui me tahame tööstustsivilisatsiooni, siis meil on vaja ikkagi tõsist elektritootmist, mis ei kõigu sõltuvalt tuulest, päikesest ja mingitest ühendusprobleemidest. Ja Euroopa on teinud selle ränga vea, et ta on ideoloogilistel põhjustel läinud oma elektrisüsteeme, energiasüsteeme hävitama ja see maksab lähematel aastatel kätte. Aga see ei ole ainus põhjus. Põhjus on ka see, et kuidas ma ütlen, võtame väikse sellise näite naabrite näol, talude näol, et mingil hetkel üks talu läheb väga hästi. Nagu siin Mulgimaal omal ajal lina tegi talud rikkaks. Ja lina ei tee tänapäeval enam kedagi rikkaks. Linakasvatuse tippaeg on ammu ajalukku jäänud. Nüüd teevad teised asjad rikkaks. Ma isegi ei oska öelda, mis taludesse rikkaks võib teha, sest et meie põllumajandus on ka ikkagi aetud ju sellisesse kriisi olukorda, et lihtsalt nutt tuleb peale. Aga nii ta on, et see, mis täna teeb rikkaks, ei pruugi homme rikkaks teha. Ja see, mis täna on niisugune marginaalne asi, võib homme rikkaks teha. Ja nii me näeme, et kui me võtame maailma globaalse külana, siis need teised talud, millele me oleme harjunud vaatama ülevalt alla, nagu näiteks India ja Hiina, aga võtame ka Vietnami, niisuguse pisikese toreda riigikese, see ei olegi nii pisike ega tore riik selles mõttes, et territooriumilt mitu Eestit ja rahva arvult on ka kuskil mingi 80 miljonit vist praegu. Tühine riigikene. Noorem poeg just viibis 6 aega. Võttis puhkuse ja läkski 6 aega, oli Vietnamis ja ütles, et meie rahaga on elu lill seal lihtsalt. Kõik on odav, teenindatakse. Hommikul on sul naisterahvas ukse taga, kes võtab sinu pesu ära ja õhtul on sul pestud ja triigitud pesu ilusti toodud tuppa ja riputatud
puude peale ja no kõik on odav. Kõik on odav, kõik on kättesaadav, teenindus on suurepärane, transport toimib, elektrikatkestusi ei ole. See on arengumaa, see on üks nendest maadest, millele me oleme harjunud inertsist ülevalt alla vaatama, et no mis see kolmas maailm. Ei ole. Kolmas maailm on mööda läinud. Naabertalud on muutunud jõukamaks. Nad on nutikamad. Nad mõtlevad selle peale, kuidas ise hakkama saada, mitte teiste peale loota ja mitte rahasid lolluste peale, nagu mingi kväärirahva promomine ja muud seesugused asjad ära kulutada. Nii et see on ka üks põhjus. Konkurendid. Rahvusvahelises konkurentsis Euroopa on kõik olulised asjad maha mänginud, maha maganud ja praegu on käima läinud, siis meilgi propageeritakse võidujooks selle nii-öelda AI ümber. Ehk teiste sõnadega siis tehisintellekt. Et tehisintellekt peaks nüüd Euroopa majanduse käima tõmbama. Ei tõmba. Tehisintellekt on praegu sisuliselt juba Ameerika ja Vene-Hiina võidujooksu üks keskseid teemasid. Ja see, mida me näeme muide Ukrainas praegu, kuidas ukrainlased pommitavad kuskil seal sügaval Vene tagalas mingisugused Vene naftabaase ja kaubabaase, see on kõik tehisintellekt. Ma lugesin ühte Ameerika artiklit, kus kirjeldati, kuidas Ameerika satelliitidelt saadakse informatsioon. Satelliidid panevad sihtmärgid paika, arvutavad täpselt sekundi murdosa ja sentimeetri murdosa pealt välja, kuidas mingi lendkeha, olgu ta droon või droonil olev väike rakett või mingisugune ballistiline rakett kohale jõuab, kaua see aega võtab, kuidas ära petta kõik need tõrjevahendid ja käib pauk ja seda naftabaasi pole. Ja see on Ameerika. Ameerika katsetab praegu oma tehisintellekti ja tehisintellekti baasil töötavaid relvasüsteeme Ukrainas, Venemaa peal. Ja venelased ja hiinlased palavikuliselt töötavad praegu oma vastuvariante välja ja Euroopale ei ole siin mitte midagi kaasa rääkida. Euroopa on konkurentsist väljas juba. Meie sellised käpart poliitikud nagu keegi Mihhaili nimeline, ma mõtlen see Mihhaili nimeline, vabandust, mitte Mihhaili nimeline, räägib andunult sellest, kuidas me peame AI kasutusele võtma riigi juhtimisel. No ma saan täiesti aru temast. Kui ise riigi juhtimisega hakkama ei saa, siis tuleb see masinale üle anda. Et loogika on ju nii siin täiesti läbi nähtav. Las AI juhib meie asemel riiki. Aga meie võtame kõik need privileegid. Et see on nüüd üks niisugune globaalne näide sellest, kuidas Euroopa on murdepunkti läbinud. Majanduslikult on murdepunkti läbinud. Nüüd väga oluline teema on ka finantsid. Kõik arenenud riigid, mida me peame siis arenenud riikideks, need G7 on tohutus eelarve defitsiidis. Jaapani eelarve defitsiit on 200 korda, kui ma nüüd õigesti mäletan, suurem kui on nende aastane majanduse kogutulu. See ei saa jätkuda ja see, mis praegu toimus, see jeeni kokku ostmine ameeriklaste poolt, on väga lihtne skeem. Jaapan on üks suuremaid Ameerika võlakirjade ostjaid ja selleks, et Jaapan saaks neid võlakirju teenindada ehk ameeriklastele protsente maksta, selleks oli vaja ameeriklastele osta Jaapani jeene. Väga lihtne. Umbes samasugune skeem oli ju pärast esimest maailmasõda, kui sakslased ei tulnud toime Ameerikale ja liitlastele reparatsioonide maksmisega ja siis ameeriklased laenasid ja sakslastele kulda ja sakslased maksid selle kullaga oma reparatsioone ja maksid siis ameeriklastele samal ajal protsente. Et need niisugused finantsskeemid on ju korduvalt läbi proovitud ajaloos. Aga miks ma seda praegu räägin, on see, et ka finantskollaps seisab ees ja see finantskollaps lööb kõige valusamalt Euroopat. Ta lööb kõige valusamalt Euroopat sellepärast, et Euroopa ühisraha on sisuliselt kokkuleppe vääring. Kui britidel on oma keskpank ja nemad saavad naela kurssidega ja naela intressidega ja naela juurdetrükkimiste ja niisuguste asjadega mängida, siis Euroopal arvestades seda, et see, mis on Portugalis, ei ole Soomes
ja see, mis on Rootsis, ei ole Kreekas. Need mänguvõimalused on oluliselt kitsamad. Eesti vaates tähendab see seda, sõbrad, et kui me oleme viimase 6 aja jooksul euro on 4% oma vääringust kaotanud, siis kui ma ei tea, kui palju kellelgi võib olla arvel raha, aga arvestage, et teie arvel olev raha on selle 6 aja jooksul tegelikult 4% oma vääringust kaotanud. Aga kui see jätkub ja kui ühel hetkel tuleb veel selline olukord, kus sisuliselt Euroopa kuulutatakse pankrotiks, siis on asi väga-väga hull. Meie kõigi rahakotis. Meie kõigi rahakotis on siis asi väga hull. Nii et need on need tektoonilised liikumised ja ma ei taha kedagi hirmutada. Miks ma seda räägin? Me tuleme nüüd tiiruga tagasi, ma saan aru, et kell 7 hakkab söömine ja ega see on ainus töö, mis toidab. Et tuleme presidendi valimiste juurde tagasi ja ütleme siis nüüd niimoodi. Et me oleme harjunud sellega, et see presidendi amet on niisugune glamuurne ja president käib ja kohtub inimestega ja silitab lastel pead nagu Lenin ja käib lasteaias laste jutte ette neile lugemas ja vahetevahel võtab siis suursaadikuid vastu oma Kadrioru lossis seal ja siis teinekord jälle kirjutab alla määrustele, et paneb paika siis küll ministreid ja küll paneb paika suursaadikuid. Et see on niisugune õudselt lahe glamuurne elu ja kõigil lisaks pärast, kui sa 5 aastat oled seal ära istunud ja rohkem istuda ei taha, siis on sulle elu lõpuni ka garanteeritud kindel sissetulek ja autojuht ja sekretär ja mis seal veel on, mingisugused sellised toredad elukestvad privileegid. Aga tegelikult nende tektooniliste liikumiste raames me näeme praegu seda, et ees seisavad väga tõsised rahvusvahelise korra muutused. Ja kui ühel päeval Euroopa Liit osutub kas lagunenuks või teovõimetuks, paralüüsis olevaks, NATO juba on sisuliselt paralüüsis, siis mis te arvate, mis valikud on sellistel väikestel riikidel nagu Eesti, Läti, aga isegi ka Soome? Väga rasked valikud. Ja nende valikute ees, nende raskete valikute ees peab olema presidendil võimet, selgroogu, tahet seista Eesti eest. Me ei saa absoluutselt kindlalt väita, et meid ühel hetkel siit Balti riikidest ei kutsuta nii nagu 39. aastal ei vilistata Moskvasse. Me ei saa seda välistada. Me peame tegema kõik, mis meie võimuses, et seda ei juhtuks. Aga me ei saa seda välistada. Ja kui te nüüd vaatate neid kandidaadikesi, kes meil siin on olnud, siis enamik nendest ei kvalifitseeru. Ei kvalifitseeru see ka palju kiidetud Ülle Madise. Ülle Madise jaoks poliitika on paragrahvid, juriidika. Minu jaoks poliitika on inimesed. Inimeste heaolu, inimeste julgeoleku, inimeste toimetuleku säilitamine ja selle eest seismine. Ja kui minu käest küsiti, aga miks te arvate, et te olete kõige parem president? Siis ma ütlen sellepärast, et ma olen kõige suurema elukogemusega president. Niisugust elukogemust nagu minul, nendel kandidaatidel kellelgi ei ole. Ennast kiitmast ma muidugi ei väsi, see käib asja juurde, aga tõesti. Alates sellest, et vaatan, et Toivo tasa muigab seal, aga Toivoga me oleme vanad relvavennad pillimängu osas. Toivoga me oleme vanad relvavennad diplomaatidena. Toivoga me oleme vanad relvavennad kirjanduse valdkonnas. Toivoga me oleme vanad relvavennad nüüd juba siin ka erakonnas ja erakonnapoliitikas. Et ei ole selliseid inimesi meil Eestis kuigi palju, kellel oleks nii mitmekülgne elukogemus. Ja kui ma siin lugesin, et see praegune maaeluminister on kunagi näinud lehma lüpstakse. Siis ma mõtlesin, et sa pagan küll, et ta on palju näinud küll. Et ma olen see lehma lüpsnud ja olen hulgaliselt neid koduloomi üles kasvatanud ja ka teise ilma saatnud ja nülginud ja puhastanud ja turustanud ja mida kõike teinud. Et see elukogemus on ikkagi päris mitmekesine.
Ja julgen öelda ka seda, et olles näinud Moskvas suursaadikuna omal ajal neid meie talupoegministreid, kuidas nad koogutasid Vene ministrite ees, nende väheste ees, kes olid veel üldse nõus nendega kohtuma, ja patriarh Aleksius teise ees, siis mul oli piinlik. Mul oli selle kõige pärast piinlik. Ja mina ei koogutanud nende eest ja nad respekteerisid mind. Vaat see ongi see, et nagu ütles kunagi Ville Mernits, kelle nimi võib-olla väga paljudele tänapäeval midagi ei ütle, oli üks polüglott, selline tanksaabastas ja lõpmatult võidunud kampsulis ringi käiv keeleteadlane Tartus 60-ndatel ja 70-ndate alguses, ta seal ikka usinalt veel toimetas. Ütles meile, kui ta rääkis erinevatest riikidest ja nende suhetest Eestiga ja Eesti rahvaga. Sakslaste puhul mainis, et sakslased on meie kultuur. Me peame seda kõike võtma muidugi teatud sellise koefitsiendiga. Aga mida ta ütles Venemaa kohta? Venemaa kohta ütles ta väga selgelt. Ja Venemaa on meie saatus. Venemaast sõltub meie saatus. Ja see, kas meie oleme ise oma saatuse sepp või ei ole, see sõltub meist. Aga see, et Venemaa ei dikteeriks meile meie saatust, selleks on vaja venelasi tunda. Ja selleks on vaja teada ka seda, et venelastele tuleb alati vastu hakata. Nii, et nad saaksid aru, et nagu üle laua ääre lihtsalt ei pühi. Ja ma julgen öelda, et mul see omal ajal päris hästi õnnestus. Ja tänapäeva noored muidugi ei tea, eriti need isamaalised noored meil, kes armastavad jällegi sotsiaalmeedias rääkida, kuidas ma pidin olema Kremli tentsik ja e-Kremli ja ma ei tea mida kõik. Et neil ei õnnestuks niimoodi praalida praegu, kui ei oleks mina olnud üks selle läbirääkimiste delegatsiooni liige, kelle töö tulemusena 31. augustil 1994 Vene väed Eestist lahkusid. Ja olin Lennart Meriga neid lepinguid Kremlis sõlmimas ja mind tundis ja mäletas Boris Jeltsin, surus mul alati kätt, palus tervitada meie presidenti ja respekteeris. Ja pidasin maha mitmed väga teravad sõjasõnad mõnevõrra hiljem peaministriks, aga enne seda Venemaa välisministriks saanud Jevgeni Primakoviga, kes samuti tundis mind, surus mul alati kätt ja ei palunud presidendile tervitusi viia, aga alati vahetasime mingisuguseid kalambuure. Ma võin tuua ühe näite teile, et ükskord Kuskova mõisas, see on Moskva äärelinnas Šeremetjevitele kuulunud mõisakompleks, suur selline nagu Vabaõhumuuseum. Ja seal oli mingi laat. Ja Primakov oli ka seal ja ma trügisin siis tema kõrvale sinna ilusti. Mingi kaukaaslased müüsid seal kinžalle. Ja üks kinžall, mida siis Primakov võttis ja hakkas vaatama, oli kõik kullaga inkrusteeritud ja selline briljantidega, kalliskividega, üliluksuslik. Ja Primakov küsib, et palju see maksab? Ja kaukaaslane loomulikult ajas oma plekkamba tirevile ja ütles, et see maksab $300, aga teile, Jevgeni Maksimovitš, on see tasuta. Ja Jevgeni Maksimovitš võttis rahakoti välja, ütles, et siin on teile $1. Aga keegi ei saa öelda, et see on korruptsioon. Ja võt selline tegelane ta oli ja siis ma temaga seal vestlesin ja ütlesin talle, et teate, me viimane kord, kui me kohtusime, siis ma ütlesin teile, et me väga ootaksime teid Eestisse külla. Ja siis ta ütles mulle, ta oli Gruusia juut, rääkis vabalt gruusia keelt muide. Ütles ta mulle, aga andke mulle põhjus. No sellega oli öeldud, et laske põlvili, sõbrad, ja kohe tuleb. Aga me ei lasknud põlvili. Et on vaja tunda neid ja on vaja osata nendega rääkida, on vaja osata nendega kaubelda niimoodi, et sinult ei võeta mitte 7 nahka, vaid et lõpuks on vastastikune varvaste peal tallamine. Et see on see asi. Ja meil ei ole seda kvalifikatsiooni nendel inimestel, kes meil riigi etteotsa pürgivad.
Lugesin hiljaaegu jällegi ühte huvitavat artiklit Euroopa tänase poliitilise eliidi kohta, kus lühikokkuvõtvalt võib öelda niimoodi, et tänapäeva Euroopa poliitilise eliidi moodustavad tühised inimesed, kellel ei ole ei oskust, tahtmist ega kvalifikatsiooni tegelikult oma riike ja Euroopa Liitu tervikuna juhtida, mis ongi üks peamine Euroopa kriisi põhjused. Ja me peame sellest nõiaringist Eestis vähemalt välja murdma, et meil ei oleks tühised, oskamatud, mitte kvalifitseeruvad inimesed, kes riiki juhivad hävingu suunas. Ja ma julgen öelda, et meie EKRE missioon on olnud algusest peale just nimelt see, pakkuda alternatiivi, olla survegrupp, teha kõik, mis võimalik, et tõstatada teemasid. Aga kui me praegu vaatame, väga huvitav, muide visuaalne kogemus oli, eile näitab mulle minu kallis abikaasa, kes kuskil siin võib-olla ka viibib, ma ei tea. Ma kaotasin ta ära. Meie viimaste valimiste plakat on plagieeritud Isamaa poolt. Seisavad käed risti rinna peal ja mis see loosung seal täpselt oli, ma ei mäleta, aga põhimõtteliselt kopeerivad meid. Jüri Ratas oli seal ja see nende oma tarkust AI poolt kirjutatud tekstidega demonstreeriv Sandra, mis ta, see Laur, see oli seal ja veel keegi oli seal, täpselt meie pealt maha kopeeritud. Ja nagu Martin armastab ikka öelda, et idee kõige kõrgem kompliment on plagiaat. Nii et me oleme teinud väga head tööd, meil on olnud head ideed, meil on olnud head visuaalsed sõnumid ja neid kopeeritakse. Aga koopia on alati lahjem kui originaal. Nii et praegu üritavad nad ju isegi Reformierakond ja sotsid, kujutad sa ette, sotsid on nüüd ühtäkki immigratsioonivastased. Sotsid on äkki immigratsioonivastased, täitsa lõpp, võtavad ka varsti meie loosungi, et meie kvoot on 0. Ja nii nad üritavad meid nagu paljaks varastada, lootes, et me jääme siis nagu nälga, et meil nagu tuleb ideede nappus kätte. Vale. Ma olen hea meelega ja teadlikult ja tahtlikult hoidnud viimased paar kuud väga madalat profiili. Väga lihtsal põhjusel. Et nad ei nopiks ära jälle uusi ideid ja ei lörtsiks neid ära, sest et eriti praegu. Pange tähele, need presidendivalimised saavad mööda ja tšemtšort ja šutit, nagu venelased ütlevad, ehk kes vene keelest aru ei saanud, et mille kõigega kurat nalja ei viska. Et meil on täiesti väljavaade minu kandidatuur isegi Riigikogus üles saada. Sellepärast, et praegu ähvardab tekkida selline olukord, et 2. septembril ei ole ühtegi kandidaati. Kujutate ette, ühtegi kandidaati ei ole, sest nagu ma ütlesin alguses, Ülle Madise tegeleb välja pressimisega, et talle tuleb sisuliselt allkirjade ja isikukoodidega ära näidata, kes tema poolt on valmis häält andma. See ei ole valimised, see on ju nalja tegemine. Et siis tema kandideerib. Aga muide, isegi sellisel juhul ei ole garanteeritud, et kõik hääled peavad, sest valimine on salajane. Ja ma kujutan ette, et sellised mängurid nagu Reinsalu võivad vabalt öelda, et me toetame, hästi me toetame. Ja siis lasevad asjale vee peale Riigikogus. Madise loomulikult solvub hinge põhjani. Teda on alt veetud, teda on petetud, kujutad ette, kuidas temaga on inetult käitutud. Ja ta rohkem ei kandideeri enam 2. voorus, 3. voorus. Mis siis saab? Isamaa tahab ju, et see asi läheb valijameeste kogusse. Me ka tahame seda. Ja siis võib juhtuda, nagu ma ütlesin, tšemtšort ja šutit. Et mille kõigega kurat nalja ei viska. Nii et nagu hiinlased ütlevad, et sa elaksid põneval ajal. Et põnevad ajad tähendavad alati muidugi raskeid aegu. Aga me elame põneval ajal. Nii et sõbrad, mul on hea meel veel kord teid näha. Kell on 5 minutit 7 läbi, toit jahtub ära. Aitäh, et te mind kuulasite ja veel kord ei
olnud ülbusest see, et ma ei ilmunud kohale kell 6. Kõigile ilusat õhtut! Jaa, Mart, sa juba märkasid, et ma tulin selle toreda liidega. Ma tulen kui saadik Eesti roosikasvatajate poolt, kes on pühendanud sulle roosiistiku nimega Mart. Ja ma pidin olema, vaadake seda õid, et see on väga mehine õis. Ja ma olengi saadik Eesti roosikasvatajate poolt, et see nii sulle üle anda. Ma loodan, et Monika paneb selle kiiresti mulda. Ja veel üks asi, Eesti hobusekasvatajad tahtsid ka kokku saada. Aha. Ma väga tänan ja meil on täitsa olemas roosipeenar. Ja meil on muide kunagi kingiti ka üks väga omapärane, ilus, selline kuldkollane roosisort nimega Pärsia printsess. Ma loodan, et seal praegu Iraani sõjas mõni Pärsia printsess või kunagine Pärsia printsess viga ei saa, aga mul on õue peal üks Pärsia printsess igatahes. Nii et ma panen ta kõrvale siis Mardi. Okay.